Järgnevalt räägime natukene lähemalt sellistest headest töövõtetest, mida me saame kasutada teksti joondamisel. Ehk räägime natukene joondamis- ja taande- ja tabeldustööriistade kasutamisest tühikute asemel. Ja see on väga tähtis teema, sellepärast, et väga tihti kasutatakse tühikut selle jaoks, et tekst algaks kuskilt maalt. Näiteks ma soovin, et esimene rida algaks joonlaua pealt vaadates näiteks 3 sentimeetrilt ja väga tihti kasutatakse selleks tühikuid. Pannakse hästi palju tühikuid ja vaadatakse niimoodi, et nüüd on enam-vähem vist õiges kohas. Sellega on alati see probleem, et tühikud on tähemärgid nii nagu ka tekst ja hiljem, kui ma hakkan teksti üles juurde lisama või kui ma hakkan teksti vormindama, siis need tühikud võivad osutuda suureks probleemiks. Pluss loomulikult on tegemist ka lihtsalt sellega, et see on ebakorrektne toimetamine ja te peate palju vaeva nägema selleks, et see õigele joonele saada. Näiteks, et ma igal pool näen käsitsi vaeva, et saada täpselt näiteks siia 2,5 sentimeetri peale, visuaalselt, ja teen nii mitu lõiku, aga siis selgub, et aga hoopis on vaja 2 sentimeetri peale, mis tähendab, et siis te hakkate uuesti käsitsi igalt lõigult need tühikuid eemaldama. Nüüd joondamise jaoks on päris mitmeid töövahendid. Kõigepealt see klassikaline joondamine on teil siin üleval kokku 4 nuppu, joonda tekst vasakule, keskele, paremale ja rööpselt. Siis te saate kasutada joonlaua peal olevaid taandeid, ehk siis need taandesangasi, see on näiteks esireataane, kui te seda lohistate, see on lõigu vasakpoolne taane ja siin paremal pool joonlaua peal on ka parempoolne taane. Ehk siis näiteks, kui ma tahan, et see esimene lause algaks alati 2 sentimeetri pealt, siis õige käitumine on see, et ma siit joonlaua pealt, näete selle esireataandel, lohistan 2 sentimeetri peale. Ja ongi, näete, töö tehtud. Ei mingeid liigseid tühikuid ja ei pea ka vaeva nägema sellega, et kas nüüd on õigel maal täpselt. Seesama valik on võimalik ka teha aknas ja selle jaoks tuleks võtta vormindusmenüüst lõiguaken. Ja lõiguaknas on selline sakk nagu taanded ja vahed, kus on võimalus, näete, siis ka öelda teksti ees olev taane, järel olev taane ja just see, mida ma ka proovisin, see esimese rea taane. Ja siin te saate juba väga täpselt öelda, et näiteks 2,1 sentimeetrit peab olema see vahejoon. Ja kui te soovite neid reegleid siin korraga sättida mitmele lõigule, siis ainuke tingimus on see, et enne kui te selle akna avate, märgite siis need lõigud ära. Ja veel üks võimalus on kasutada joondamisel tabeldustööriistu. Tabeldustööriistade all mõeldakse neid tabeldusmärke, millest me räägime ka varsti lähemalt. Aga kui ma nüüd see tabeldusmärgi panen siia joonlauale paika, näiteks, et selle lõigu puhul ma tahan alustada 5 sentimeetri pealt, panen selle paika, vasak tabeldusmärgi, ja nüüd, et sinna sattuda oma lõiguga, pean ma olema kursoriga teksti ees, vajutan ühe korra tabulaator, ja näete, et see esimene rida kohe hüppaski hopsti siia pesasse. Nii, et see on lõigu iga rea kohta on võimalus siis määrata tabulaator klahvi abil, mis on teil klaviatuuri peal kapsloki, ehk siis selle suurte tähtede luku nupu üleval, sellised nooled on peale joonistatud. Et nad töötavad ka niisamuti, ma võtan paar sammu tagasi, nad töötavad ka niisamuti, aga nad teevad selliseid konkreetse suurusega hüppeid, eks. Aga kui te soovite konkreetse koha peale joonlaual, siis kõigepealt te joonlaua peal klõpsate koha ja see tabelduskoht on, näete, siin juba aktiveeritud. Lihtsalt te valite stiili, hiljem räägime lähemalt. Ja seejärel üks tabulaatori vajutus teksti ees ja hopsti hüpatakse just kohe sinna pessa. Ehk siis näete, ei pea ma muutma kogu teksti näiteks taanet nende sangadega ja ei pea ma ka ammugi tühikutega mõõtma, vaid saan nende tabelduskohtade abil siis kohe kiirelt teksti just sinna, kus mul vaja on.